Kertu. Küsimused kirja pandud. Tühi. Tere, Kertu Mölder. Tere. Enne kui me alustame, ma tahaks veel teha ühe sihukese testi, mis näitab, see on midagi, mida me koolis ei õppinud, aga näitab, et me oleme siiski jätkuvalt õpivõimelised ka peale kooli. Ehk siis, et ma palun sul mõelda üks number, mulle ära ütle, aga et inimesed kuuleks, siis ma panen kõrvad kinni, sa lihtsalt korra sosista sinna sisse mikrisse, mis number see oli? Okay. 3. Mis ma tahan sulle demonstreerida on, et selle intervjuu lõpus ma arvan ära, mis number oli. Okay. Aga siis on teine asi, Kertu. Ütle palun oma kool. Palun, Kertu. Südalinna kool. Ja sa oled seal kes? Õppejuht. Siis mul on suga üks väike kanakikkude, et ma tegin ajalooeksamit ka, et mõttega minna võib-olla nagu ajalugu õppima. Aga ma sain väga nõrga tulemuse ja ma tahan lihtsalt, et äkki sul on võimalik, ma ei tea, kas tutvuste kaudu või midagi natuke tagantjärgi ära parandada, et esimene maailmasõda oli 1914 kuni 1818 ja mitte sajand. Ma panin kontrolltöös 14-18 sajand. Saad sa selle kuidagi? Ei vä? Okay. Aga sa mingil põhjusel sa tundsid, et sa tahad tulla haridusjuhina praktikale. No, miks sa seda tundsid? Ja kuidas sa selle tee sinna leidsid? Jaa, võib-olla sellepärast, et ma olen ikkagi õpetaja olnud alates 18. eluaastast. Issand, sa oled nagu mu ema. No võt, ühesõnaga ka hetkel juba siis umbes 18 aastat, et tegelikult päris kaua aega. Nüüd tundus, et võib-olla tahaks näha maailmaga väljaspool haridussüsteemi natukene. No, ja sa nägid? Nägin. Sul määratakse, ma saan aru, mentor, aga mida te tegema hakkate ja kes sinu tööd koolis edasi teeb, siis nii kaua sa siin oled? Võt see on mingi hästi huvitav, et tegelikult siin Swedbankis oli võimalus mul teha neid asju, mida ma ise tahtsin teha. Et see oli huvitava kogemus, et kuidas olla ennast juhtiv õppija, kui sul ei ole otseselt nagu antud ette nii kindlalt, mida sa tegema peaksid, aga sind ennast võib-olla huvitavad mitmed teemad, et siis kuidas nendeni jõuda. Nägin loomulikult, aga veel rohkem ma tegelikult tutvusin erinevate inimestega. Ma sain umbes 40 erineva juhiga rääkida sellest, et mis on nende juhtimisfilosoofiad või kas neil üldse see on või et millised on nende igapäevased tööväljakutsed. Ja võib-olla kõige rohkem tegelikult üllataski see, et olenemata sellest, et mis valdkonnas sa juht oled, siis need juhtimisväljakutsed on ikkagi küllaki sarnased, siis me juhime inimesi. Ja minu meelest oli huvitav see, kuidas uuele töötajale tegelikult 2 päevaga tehti selgeks igasuguste pisiasjade kaudu, et mis on ettevõtte väärtused. Et kui me võib-olla arvame, et kool on väärtuspõhine organisatsioon, siis me otseselt ju tulu või raha ei teeni, siis see, kuidas ettevõttes tegelikult selliste pehmeid väärtusi väärtustatakse, siis see oli minu jaoks huvitav, et kuidas see iga töötaja nii viiakse väga suures organisatsioonis. Väga õige tähelepanu. See oli huvitav, et kui palju tegelikult igas kõiksuguste erinevate võtete ja meetoditega tegelikult siin Swedbankis enesejuhtimisest räägitakse ja sellest, et igaüks on enesejuht, igaüks on juht, sest ta alustuseks juhib iseennast ja seejärel võib-olla tiimi, võib-olla seejärel mõnda osakonda või divisjoni, aga see tegelikult ei ole üldsegi erinev sellest, mida me koolis teeme. Koolis me räägime ka ennast juhtivast õppijast ja võib-olla selgemaks sai see, et ega seda ennast juhtivat õppijat me seal koolis ei näe, kui me ei vaata ka seda, kas meie kõik töötajad ehk õpetajad on tegelikult üldse enesejuhid. Sul on siin raamatus on kirjas, ma saan aru, et sa oled lugenud Aristotelest. Siin praktika jooksul tegelikult terve see tore raamat siin, selline must raamat, on täis siis erinevate juhtide ja töötajate mõtteid sellest, et milline võiks olla tänapäevane kool, aga ka mõtteid sellest, et milline on tänapäevane juht. Statistika järgi ma võin sulle öelda, et tänapäeva juht on meesterahvas. Kohtasin palju kõnelisi. Valge keskealine meesterahvas. Kas sa tahad on see midagi huvitavat, et selles mõttes, kas sul jäi mõni nagu meelde? Mulle endale meeldis võib-olla mu mentori üks lause. Kes oli su mentor?
Krista Vau. Krista Vau tahtis öelda, et väga vabandas, et ta ei saa tulla, sest et ma ei teavitanud teda ja ütlesin talle täna 15 minutit enne, et kui sa oled majast, üldse ei ole. Aga ta saadab oma tervised. Et headusega juhtida on palju raskem, aga tegelikult sellega saavutab palju rohkem. Jaa, see on väga ilusti öeldud. Mina ütleks siis sellisel juhul need vanad klassikat, et Marcus Aureliuse poolt, et kellelegi ei meeldi vingujad. Aitäh, et sa käisid meie juures. Lõpetuseks tahan küsida, et mis see number oli siis, mis sa mõtlesid? Sa pidid ise ütlema, jah? Ma panen siia kirja selle, mis... No, pane kirja. 4672,3. Ei, see ei ole see. Nii et järelikult sa veel ei loe mõtteid. Okay. Pead harjutama. Kas sa pingpongi oled mänginud? Siis kui mina sain praegu teise.